Federico Valverde kaklus. Jalgpalli MM-i 17. mängupäev. Miks keeldus Nico Williams mitu aastat Hispaania hümni laulmast? Ta ei teadnud sõnu, ta oli liiga närvis, ta protestis alaliidu vastu. Ta ei teadnud sõnu. Nico Williams tunnistas ise, et ei laulnud Hispaania hümni lihtsalt seetõttu, et ta ei teadnud selle sõnu. See tekitas Hispaanias palju nalja ja arutelu, sest riigi hümnil puuduvad ametlikud sõnad ning enamik inimesi ei oskagi seda laulda. Miks ähvardas Federico Valverde 2023. aastal vastasmängijat parklas lüüa? Vastane solvas tema perekonda, vastane tegi tema lapse kohta kommentaari, vastane süüdistas teda petmises. Vastane tegi ta lapse kohta kommentaari. Pärast Villareali mängu tekkis Federico Valverdel tõsine konflikt Alex Baenaga. Valverde väitis, et Baena oli teinud tema sündimata lapse kohta väga isikliku kommentaari ajal, mil tema perekond elas läbi keerulist perioodi. Miks sattus Eden Hazard kohe pärast Real Madridiga liitumist kriitika alla? Ta hilines treeningutele, ta tuli hooajaeelsesse laagrisse ülekaalulisena, ta keeldus hispaania keelt õppimast. Ta tuli hooajaeelsesse laagrisse ülekaalulisena. Pärast suurt üleminekut Chelseast Real Madridi tunnistas Hazard ise, et võttis puhkuse ajal mitu kilo juurde. Hispaania meedia ja fännid kritiseerisid teda kohe ning tema Madridi karjäär ei läinudki kunagi päriselt käima. Mitu õiget sina täna said?